kuidas nüüd sellest mõõkade 8 ja mõõkade 9 energiast välja tulla või kuidas siit edasi minna. Ma näen narri jaoks siin mitu võimalust. Et mõõkadega ta puutus nüüd kokku. Olukord on raske. Lõksus oleku tunne, unetud ööd, ärevus, stress, kahetsus, et üldse sai võib-olla teele asutud. Et mida siis nüüd sellises olukorras teha? Ma näen ühe võimalusena seda, et narr läheb, küsib abi, ehk et ta suundub ülempreestrinna juurde. Preestrinna on keegi, kes on ühenduses maa ja taevaga. See 2 samba vahelolek annab märku sellest, et tal on ühendus erinevate dimensioonidega. Ja 6 kroon tema peas näitab, et tema intuitsioon on väga tugev, tal on sisemine nägemine väga selge. Et selline ettenägelikkus, selge nägemine, tugev intuitsioon on tema valdkond, on tema pärusmaa. Sisemine tarkus, tundlikkus. Ja tema võib olla see, kes narrile selles situatsioonis võib nõu anda, et kuidas edasi. Võib-olla aitab narri mõne taipamiseni, et mis teda aitaks. Ja miks narr üldse teele asub? Narri küsimus on see, et kuidas mina saan selleks maagiks, oma elu loojaks. Niimoodi, et ma haldan kõiki neid elemente, kõiki maste, sauade masti, karikaid, mündid on siin laua peal, mõõk on siin, et meeldetuletuseks narr läheb teele väikese bambuga, kus tal on igast sellest mastist üks element olemas, tal on üks kaasas, tal on sau, millega hoida sisemist ühendust oma kõrgema minaga. Tal on mõõk, millega end kaitsta. Tal on karikas, kust juua ja tal on münt, millega endale süüa osta näiteks. Et nüüd narri küsimus on see, et kuidas minust number 0-st, 0 on siin väikselt üleval, et kuidas minust saab see number 1, see keegi, kes oskab kasutada kõiki neid elemente, valdab nii maad, õhku, vett kui tuleelementi. Nii et selle küsimusega jõudes nüüd oma mõõkade juurde selles olukorras, ta küsibki, et okei, aga kuidas ma siit? See on sellesse energiasse, et see tundub nagu väga müstiline. Ja kes müstiliste küsimuste poole aitab, muidugi on see ülempreestrinna. Nii et see on näiteks üks variant, kuidas siit energiast välja saada, kuidas hakata nagu lahendust otsima. Teine, mida ma ka näen, on mõõkade 10 näitab ennast. Ehk et see situatsioon 8, 9, 10 energia eskaleerub veel, ehk et läheb veel raskemaks, veel sügavamale vajub narr. Et ta tunneb sellist, et ta on põrandal maas ja löödud ja kõik on halvasti läinud ja midagi pole õnnestunud ja tunneb kaotusvalu ja et keegi ei mõista teda ja et ta ei suuda selle teekonnaga, selle ülesandega ikkagi hakkama saada. Et siis, kui ta jõuab siia sellesse mõõkade 10 olukorda, siis 10 ei tähenda mitte ainult lõppu, vaid 10 on ka uute alguste energia. Ehk et see valus lõpp võib tähendada tegelikult uut algust ja edasiminekut. Ja siin taamal me näeme, et hakkab juba tegelikult koitma, kui siin on veel pime, mõõgad seljas, see on pime koht, kõige pimedam koht, et siin ta läheb järjest sügavamale.
pimedusse, et päike tegelikult hakkab juba tõusma ja vaadake, kõige pimedam on enne päikesetõusu. Ehk et see pimedus annab tegelikult lootust, et ta peab ju mingil hetkel valgusesse tagasi pöörduma. Ja vaat siin selles olukorras kerkib mu vaimusilma ette nii tugevuse kaart, number 8, suur arkaan, kui ka ülempreestri kaart, number 5, kah suur arkaan. Kõik on need tegelikult, need on kõik 4 on suure arkaani kaardid. Et kui me väikese arkaaniga jätkame, siis 10, mõõkade 10 on veel väike arkaan. Et nüüd see tugevuse kaart näitab, et me teelolija on saanud võitu oma meeletasandi sellisest negatiivsele polaarsusele orienteeritusest, et kui me väga häälestume sellele või hoiame seda ainult mõtteis, et kõik ongi halvasti ja siin ei olegi, ma ei näe väljapääsu ja selline hädaldamise energia nagu ka tuleb siit läbi, et siis me tegelikult süvendame seda olukorda. Nüüd, kuna ma näen vaimusilmas seda tugevuse kaarti, siis keegi, kes on lõi taltsutanud ja saab temaga hakkama. Juures vaatasin, tema pea kohal on lõpmatuse märk ja maagi pea kohal on samamoodi lõpmatuse märk, nii et ta on ühenduses kõiksuse väega, allika väega. Vaimuvägi tema sees on pead tõstnud, mida võibki pidada selleks päikesetõusuks, ehk et see hing ise leiab väljapääsu sellest olukorrast. Ja ta haldab oma meeletasandit, ütleme jutumärkides nagu teemoneid, kes üritavad teda siin, mõõkadega siin maas kinni hoida, põrandasse maha naelutada. Et see, et tugevuse kaart ennast näitab, on tegelikult lahenduse energia. Ja siin koos selle tugevuse kaardiga tuli silme ette ka ülempreestri kaart. Et selline ülempreestrit me võime ka vaadata kui oma kõrgemat mina, sisemise juhatuse tarkust. Et ta võib olla ka institutsioon või vaimne õpetaja näiteks, kelle meie teel olev narr endale leiab. Aga ta võib ka tähendada, et selles olukorras, kus ta on nii sügavale laskunud, et kõige pimedamas kohas, kus üldse saab olla, et sealt ta leiab oma vaimujõu, oma valguse, mille abil üles tõusta ja ennast uuesti üles ehitada ja jätkata oma teekonda. Nii et see on nüüd selline mõnes mõttes mõõkade 8 ja mõõkade 9 on selline ristekoht, et meil on alati valikuvõimalus, et ma hetkel näen nagu varianti 1, kus peategelane läheb abi küsima, ta tahab jõuda maagi energiasse, et kuidas ta sinna saab ja ülempreestrina võib talle nõu ja juhatust anda. Või siis ta sukeldub veel sügavamale iseendasse, kui sügavale annab üldse minna ja leiab sealt oma jõu ja väe. Ja sellele jõule ja väele toetudes saab ta edasi minna. Et see oleks siis sellisel juhul nagu tema kõrgem sisemine juhatus. Aga võib ka olla väline õpetaja, nii et ühel või teisel viisil ta jõuab selle nõuande küsimise kohani, et see võib ka olla sisemine aspekt, kus ta ühendub oma preestrinna aspektiga, preestri aspektiga enda sees, siin on lihtsalt naisenergia nagu jutatud, aga et ta ühendub selle aspektiga enda sees, et ühel või teisel viisil ta tegelikult sellest energiast jõuab sellise kõrgema juhatuseni, kui ta selle sisemise jõu ja tarkuse võtab appi, usaldus, avatud süda ja meel, ehk et ta teeb justkui selles etapis, ta teeb tegelikult oma silmad lahti
preest rinna võib aidata silmad avada või siis ta aitab ennast ise ja leiab selle õpetuse, selle viisi, kuidas ta saab jätkata oma teekonda niimoodi, et ta ei ole iseendaga pahuksis, et ta on oma hingeteel jätkuvalt. Nii et sellised variandid, võib-olla neid variante on veel rohkem. Mis sa arvad, kuidas narr edasi läheb?